tere, mina olen Joanna ja meiega seekord ei ole siin kahjuks Maritit. Aga minuga on siin Hardi Sigus. Tere. Ja Hardi, kuidas sul läheb? Kohegi. Okei, see on hästi. Kas need mikrofonid ka hirmutavad sind natuke? Praegu ei hirmuta eriti. Ma arvan, et mul sinuga on selline turvaline rääkida, et siis see ei ole väga raske. Siis on hästi. Meil on tänaseks siuksed väga põnevad teemad mõeldud, et me räägimegi üldiselt kogelusest ja siis nii esmasest kui ka sekundaarsest, nii et ma arvan, et meil tuleb väga põnev saade. Jah. Okei, Hardi, kas sa tahad äkki alustada? No jaa, ma olen ise uurinud neid asju siin, sest meil on praegu ka Erasmus plussi projektid, kus Erasmus pluss andis meile siis raha ja me teeme Hollandi, Itaalia, Islandi kogelejate ühinguga koostööd ja siis teeme sellist juhendmaterjali kogelejatele, et kuidas paremini oma kogelusega hakkama saada. Ja siis selle raames ma olen neid asju uurinud palju ja siis on tekkinud oma mõtted, mõned on sellised natukene kriitilised, mõned mitte, nii et siis natukene provotseerin siin ka vahepeal. Okei. Väga lahe. Aga alustamegi sellest üldsegi, et mis on kogelus. Et meil on siin äkki ka kuulajaid, kes üldse ei tea, mis see on, et siis me ka sellest eelmises saates natukene rääkisime, aga see oli hästi põgusalt, nii et siis nüüd me räägime sellest natuke laiemalt. Ja. Nojah, üldiselt vähemalt minu jaoks ka, kui ma olin noorem, siis kogelus oligi selline üks asi. Et selline lihtsalt, et ma ei saa sõnu öelda. Ja siis ma väga ei mõelnud selle peale. Aga nüüd on selgunud, et kogelust võiks siis liigitada 2. Et üks on selline primaarne kogelus, ehk siis esmane kogelus, mis tekib siis, kui laps hakkab alguses kogelema. Et siis ta lihtsalt ei saa neid sõnu välja öelda, sellepärast, et tal aju on natukene teistmoodi töötab. Ja siis on need lihtsalt alguses on tavalised kordused või tekivad plokid, ei saa sõna välja öelda, võib-olla mõni täht venib natukene. Jaa. Aga kas sa ka mäletad, et millal sina hakkasid kogelema? No ei mäleta, aga mul on räägitud, et siis ma olingi, et alguses rääkisin hästi kiiresti ja siis tekkisid sellised kordused, ei saanud sõnad öelda, siis läks vahepeal see ära, siis tuli uuesti tagasi. Jaa. Mul oli ka, mina olin 6, sest ma ei mäleta, kui ma noorem olin, ma enda arust ei kogelenud ja mitte keegi teine nagu seda ka ei mäleta. Aga siis, kui ma läksin 6 kooli, et siis hakkas see asi lahti. Et minul olid ikkagi peamiselt plokid, et kordusi mul ei olegi olnud vist. Jah, ja siis enamasti on, et see on täitsa loomulik, et siis kui laps ei saa neid sõnu öelda,
siis ta peab ju mõtlema mingisuguseid strateegiaid välja, no täpselt. et kuidas ikkagi saaks neid sõnu ette öelda ja siis need strateegiad, mis toimivad, neid ta hakkab kasutama, need, mis ei toimi, neid mitte. Aga lihtsalt need strateegiad, mis ta teeb, need ei ole võib-olla kõige efektiivsemad, nagu me nüüd teame. Jaa, et see ongi, see on ju see nii-öelda sekundaarne kogelus, on ju. Et kas sinul endal on ka mingeid strateegiaid, mis sa kasutad, et enda kogelus siis enda mõistes nagu leevendada või midagi? Ja neid on selles, et kujunes aja jooksul väga palju, et see kogu aeg arenes, et siis kui ma olingi seal, ütleme, et 20-aastane, ma arvan, siis oli ta juba läinud väga raskeks, kogu aeg läks nagu raskemaks. Jah. Et siis ma põhimõtteliselt, on selline, et surumine on kõige levinum oli, et mul, et kui ma ei saa mingit sõna öelda, siis ma hakkan seda välja suruma. Ma teen seda siiani ja see on väga halb, ma tean. No ei, ma teen ka ikkagi, aga ma üritan vähem praegu, aga ikkagi, et ja siis ongi, et kui ma surun neid sõnu välja, siis hakkab lõug värisema. Jaa, see mul ka siiani, see on niimoodi. Kui õudne, kui selle peale mõtlema hakata, mis asju me kõik teeme. ja siis ma tunnen ka, et kõik nagu läheb krampi. Ja nii ongi. Ja siis nagu, et vanasti oli nii, et rääkisin 15 minutit ja siis oli nagu oleks maratoni jooksnud ära. Jaa, mul on isegi, kui ma olen rääkinud ainult 5 minutit, siis ma mõtlen juba, enam ei jaksa. Ja siis on päris võimas, jah. Ja siis siis on nagu sellised muud asjad on ja kehaliigutused. Ja minul on ka need. Mulle meeldib hakata kogeluse ajal kätega vehkima. See on täiega halb, näeb välja, aga kuidas moodi siis praegu ei näe? Jah, hetkel ei ole näha, on ju. Aga nagu minu mõtetes leevendab kogemus. Ja, ikka, jah. Aga tegelikult ei leevenda. Nüüd on alguses aidanud siis kunagi, et teed annad rütmi ja tuleb nagu koori juht. Ja just, eks olevat, et nagu annadki enda kätega hoogu ja siis aga kõrvalt vaadates näeb see väga veider välja. Arvan. No on jah, ma teen vahest jalaga niimoodi ka, teen hoogu. Jaa, ma teen siiani seda, ma saan nii aru. Anna taagu, nüüd läheb. Nojah, ja ta tundub, et toimib ja siis mul on hingamisega ka, neid ma teen tegelikult siiani. Et siis ma enne teen niukse hästi kiire sisse hingamise ja siis tuleb sõna välja. Jaa, ma teen ka seda ja siis ma iga kord, kui ma seda teen, nagu kellegile, kes siis enne pole kogelusega kokku puutunud, siis ta küsib, et kas te olete venelane, mõtlesin, kuidas see venelane on, kui ma hingan korraks sisse, mõtlen, ei, ma olen eestlane. Iga kord. Ja, on, jah. Ja. Nojah, mul on seda ka olnud, ma olin vanasti pioneerilaagris olin ja siis arvati, et ma olen venelane. Ma arvan, et see oli selle pärast, et ma lihtsalt rääkisin teistmoodi. Just täpselt, aga nagu ja just. Mul on ka olnud. Nojah, ja siis on muidugi lõpus tulevad need sellised vältimised. Et see on ka kõik õpitud. Et siis kui see on ikkagi siiamaani, et teatud situatsioonid on lihtsamad, nendesse võib minna, aga kui on keeruline situatsioon, siis ma juba mõtlen, et kas on mõtet sinna minna. Ja nii ongi, näiteks on ju, kui on täiesti mingid
uued seltskonnad on ju, kellega enne ei ole kunagi olnud, et siis ma pigem olen nendega terve aeg lihtsalt vait . et see on nagu kergem, kui hakata enda kogelusega seal tegelema, aga see on halb . et ikkagi nagu peaks üritama suhelda kogu aeg . jah , ja siis on sõnade vahetamine muidugi populaarne , ja aga siis läheb jutt aeg-ajalt natukene segaseks ära . jutt lähebki segaseks ja siis mõned on isegi küsinud või noh , öelnud , et kuule , ma ei saa midagi aru , mis sa öelda tahad , ma mingi , oota , ma ütlen uuesti . ja see on jah . nojah , kõik need asjad ka on ja koolis ka , kui pidi kunagi vastama , siis võib-olla ei öelnud seda , mida ma teadsin , vaid ütlesin seda , mida ma sain öelda . mina ka , issand . jaa , see oli küll jaa . ja siis , kui õpetaja kutsus kedagi klassi ette vastama , siis mina vabatahtlikult kunagi ei läinud . aga siis on ju , kui ta ikkagi mind vaata küsis , on ju , et jaa , siis ma ikka , on ju . aga ükskord ma vist isegi läksin laua alla , kui õpetaja mind vastama küsis , sest see oli nii õudne , ma lihtsalt mõtlesin , mina sinna ette ei lähe , ma olen pigem sinna laua alla ja mul on hea olla . no okei , hea täpselt . siis peaks tegema mingi aeg sellise osa ka , häälemanna osa , kus saab rääkida , kuidas näiteks õpetajale rääkida , on ju , seda , et sul on just , jah . kogelus , mida võiks ette võtta . ongi , sest kui sa oled ikkagi , on ju , algkoolis , on ju , et siis ma arvan , et paljud lapsed ei julge rääkida ja võib-olla nad nagu ei teagi , kuidas üldse ja õpetajast rääkida . okei . jah , ja siis ongi , et siis on , see on nagu klassikaline kogelus , mis areneb . et alguses on sellised väiksed kordused , plokid lapsena ja siis , et nendest üle et saada , hakkab inimene järjest rohkem pressima sõnu välja ja mudab , võib-olla hakkavad kiiremini rääkima või tegema igasuguseid trikkisid , et mitte kogeleda . ja kokkuvõttes see teeb tegelikult kogeluse hullemaks . näiteks minul on see , et kui ma hästi aeglaselt räägin , siis on mul kõne nagu enam-vähem korras . aga kui mul kogelus tekib , siis ma tahan hakata automaatselt hästi kiiresti rääkima ja siis on pekkis . on jah , no täpselt . jah , sellepärast ongi , et siis et kui on soov muuta midagi kogelusega , siis me peaksime teadma ka , et mida on siis mõistlik muuta . jah , et seda , mis on , tuleb alguses selline primaarne kogelus , mis on tingitud sellepärast , et aju töötab teistmoodi , seda on väga raske muuta , vähemalt alguses . jah , et siis on mõistlik tegeleda selle sekundaarse kogeluse muutumisega , et me lähme tagasi sinna , kus me alguses hakkasime kogelema . jaa , aga see on ka kohati väga keeruline , sest et me tegelikult ei märka tihtipeale enda sekundaarset kogelust , et kui ongi siis need mingid sundliigutused siis , mis meie kogelusega kaasa tulevad , siis mina arvan , et ma enda kõiki neid küll ei tea . ma ei tea muidugi . ja ma mäletan , et ma hakkasin et alguses ennast lindistama , kuidas ma räägin . see oli päris õudne vaadata . ma hakkasin ka ja see oli õudne . ma mõtlesin nagu , mida ma teen , miks ? see ei ole ju , et mina . täpselt . ja kõik nagu
hääl, mis mul oli, vaatasin, mis asja, kas ma räägin tõesti sellise häälega sellist moodi, söön ära sõnade lõpusid, teen mingeid trikkisid. jaa, see ongi ja kui ma ka enda seda või seda meie eelmist podcasti kuulasin, siis ma panin tähele, et ma teen siin kogu aeg mingit matsutamise häält, ma ei saa aru, kust see tuleb, ma enda arust ei tee, aga see on seal. Okay. ja see oli väga halb, ma mõtlesin ka, et no mida ma teen siin. Need saame siit võtta maha filtriga. No väga hea, kuule jah, võtame maha. jah. Aga nojah, ja siis ongi, et ma ei tea, kas sa oled mõelnud, mis su eesmärk võiks olla seoses kogelusega, et see, et kuidas üldse eesmärki seada? Kas see on midagi, mis sind segab või mis sa tahad saavutada või? Mina ikkagi tahan enda seda kõnetempot saada ühtlaselt aeglaseks, sest mul on väga halb komme hästi kiiresti rääkida ja sekundaarsest kogelusest tahaks saada lahti. Et nagu me enne ka rääkisime, et mulle meeldib nii öelda siis enda kõnele anda jalaga hoogu. et sellest tahaks saada lahti ja sellest kätega vehkimisest ka, kui ma räägin. Sujuvalt, nojah, aga vist ütleme, et enamus kogelejatele, kui küsida, siis nad, ma arvan, et ütlevad, et tahaks kogelusest lahti saada. Jaa, aga no see paraku ei ole võimalik, on ju, et me saame nii öelda seda nagu enda tehnikatega parandada või nagu sujuvamalt läbi tehnikate rääkida, aga päris lahti ei saa. Nojah, saab muuta, aga lihtsalt need tehnikad, mis meil on, need võivad ka muutuda sekundaarseks kogeluseks. Jaa, on küll. Meie enda logopeediga me hetkel praktiseerime seda libistamise tehnikat ja mõnikord ma libistan ka siis, kui seda tegelikult ei ole vaja. ja siis vaata, see nagu kõlab väga imelikult. Aga kui seda kasutada kogeluse keskel, kui on seda nagu päriselt ka vaja, et siis see toimib hästi. Nojah. Mõtlen, aga siis võikski rääkida, et mis need on, et mis tegevused võiksid olla sellised, mis siis viivad eemale oma väärtustest ja eesmärgist ja mis on tegevused, mis viivad lähemale oma eesmärkide ja väärtusteni. Et siis, kui me näiteks kui me teame, et kuidas see enne vist rääkisime, kuidas kogelus areneb siin on ja siis, kui et eesmärk on näiteks, et tahaks kergemalt kogeleda, et päris kogelusest, sellest primaarsest kogelusest lahti ei saa, aga tahaks niimoodi, et ei pea pressima, kui ei pea kogu aeg vaeva nägema. Et mida võiks siis ette näiteks võtta? No peabki hakkama enda sisse vaatama ja pöörama tähelepanu enda sekundaarsele kogelusele, et nagu sa ka enne mainisid, on väga hea variant ennast lindistada, et nendest tulebki siis kõige paremini need sekundaarsed kogelused välja. Ja kui neid märgata, siis saab hakata nendega tegelema. Jaa. Ma olen ise mõelnud, et
kust otsast alustada. Et mulle endale tundub, et võiks alustada samamoodi, nagu see kogelus arenes. Aga seda ei tea muidugi täpselt. No vaata ongi, seda ju ei mäleta ja no üldse ei tea. Et ja see on väga hea mõtlemiskoht. Ja selle pärast, et kui ma näiteks proovin, et ma teen vahest, mul tulevad sellised näokri massid, et ma hakkan neid plokkisid, ma arvan, et läbi suruma ja siis tulevad sellised erinevad näokri massid. Et siis, kui ma tahan lihtsalt neid näokri massidest lahti saada, siis ma arvan, see on keerulisem, kui ma ei ole enne tegelenud selle pingega nagu. Jaa, et kogelejatel ongi, et kogeluse ajal tekibki terve kehas ikkagi nagu mingi pinge, on ju, ja see pinge on väga tugev, et ja no tahaks kuidagi olla hästi lõdvalt kogu aeg, aga ma ei tea, see ei ole nagu võimalik väga. Või kui äkki enda mõtetega tegeleda või hakata meditatsiooniga tegelema, äkki siis on see võimalik. Nojah, jaa. Aga lihtsalt, mulle vähemalt töötab enamus situatsioonides see, kui ma alustan sellest, et ma teadlikult mõtlen, et ma hoian igasugused kõnelihased hästi lõdvalt. Et siis nagu, jah, me oleme siin teinud ka mingi aeg neid harjutusi, et ütleme, et kõnelihased, enne peaks aru saama, mis lihased üldse pingesse lähevad. Ja siis vähemalt mina, et vaatan, et et kui ma teen sellise hüpoteetilise skaala 0-10, 10 on siis maksimaalne pinge, 0 on, et üldse pinget ei ole. Et siis, kui ma ütlen neid sõnu sellise pingega 10 on ja siis nad jah, siis ma enam ei saa hästi rääkida. Jaa, see ongi. Me Hardiga tegime seda erineva pingega rääkimist ja me tegime päris mitu korda ikkagi, on ju. Ja see toimis, aga sellega ongi see, et seda madala pingega rääkimist peab igapäevaselt harjutama, et ta sisse jääks. Et kui mingi päev sellele tähelepanu ei pööra, siis on pekkis ja siis jälle kogeled. Ja, et see nii automaatselt läheb kohe see pinge kõrgeks uuesti tagasi. Et seda ma ei tea, kas ta üldse läheb kunagi. No vist jah, mul on ikkagi enamus sellistes lihtsates situatsioonides on ta läinud alla vähemalt. Aga kui ongi, et raske, siis ma proovin enda jaoks mõelda nii, et ma räägin nüüd pingega, selle lihaspingega number 1 ja siis on niimoodi väga üldse pinget ei ole, räägi. No nii on jah väga lihtne. Aga see jällegi kõlab ka hästi imelikult. Jah, lihtsalt jah. Või siis on, kui on teatud sõnad, et ma tean juba ette ära, et ma mingid sõna ei saa öelda, ja tere näiteks. Et siis ma ütlen selle meelega lihtsalt selle ühe sõna pingega 1 siis. Tere. Jaa, vot see tere on minu arust üks kõige keerulisemaid sõnu, mida kogelejale öelda. See on nii raske. Et see ongi, kui sa ju lähed kuskile, siis sa pead ütlema alati esimese asjana tere ja siis kohe mõtled selle peale ja siis läheb juba pinge nii lakke, et siis tihtipeale see tere vähemalt minule välja ei tule ja siis sellega võtab aega. Ja, on jah, mul aga vahest niimoodi, et tuleb tuttav inimene vastu, peaks talle ütlema tere, aga siis mul läheb sellega aega nii
kaua, et ta juba on ammu läinud mööda siis ma alles ütlen, kui ta on jah, et vahest läheb mingi paarkümmend sekundit sellega ütlemisega aega, siis ja mulle vahepeal isegi paar minutit aega. ja. et selles mõttes jaa, see on ka huvitav, et kust et siin päris palju praegu räägitakse ka sellisest asjast, et miks üldse peaks oma kõne muutma. Et tegelikult ju inimene räägib, nagu ta räägib, et pigem keskkond võiks aktsepteerida seda, et inimesed on erinevad ja räägivad erinevat moodi. Jaa, aga vähemalt on ju, minul on ikkagi kogeleda väga ebamugav, sest kui ma ikkagi räägin järjest, siis on ju mingi tugeva pingega. Ütleme, et ma räägin 5 minutit, on ju pingega 10, siis ma oleks nagu maratoni jooksnud, et see on endale ikkagi väga kurnav. Jah, no täpselt jah. Jah, sest mul on ka niimoodi, et ma mõtlen, et see on ikkagi esiteks endale, et mis mul endale on need eesmärk. Võib-olla küll, et ühiskond võiks arvestada rohkem, aga seal on ka minu meelest teatud ikkagi piir olemas. Ja ongi, aga minu meelest ka ühiskond juba aktsepteerib kogelust päris hästi, et enamus inimest on ikkagi sellega juba kursis ja nad kuulavad, mitte ei lõpeta meie lausid. ja. Et siis pigem nagu, kui ennast segab, on ju. Just täpselt jah, et muud nagu ei olegi. Aga lihtsalt jah, see on ka küsimus, et miks ta ennast segab, et kas see on siis see pinge, mis segab või on ta kogelus ise? Ja see on hea küsimus. Vaata, minul on ju selle kogelusega tekib ärevus ja mind nagu segabki see ärevus, et see ongi, et ma kunagi nagu ei tea, kas ma saan enda lauseid või mõtteid niimoodi edasi öelda, nagu ma tegelikult seda sooviks. Et mind nagu segab just see. No jah. Kas see on siis, ma arvan, et seotud rohkem sellise mõtlemisega ka? Jaa, ma arvan, et ma mõtlen lihtsalt liiga palju. Ja siin, et siis kui me kirjutame praegu seda juhendmaterjali, mis ma rääkisin Erasmus pluss projekti raames, et siis me uurisime ka, mis need erinevad tehnikad on siis, kuidas oma mitte siis alati negatiivsete, aga võib-olla mitte vajalike tunnetega ja mõtetega hakkama saada. Et need mõtted, mis ei aita meil eesmärgi poole liikuda. Et siis ongi populaarne praegu ka selline mindfulness lähenemine, kus inimene ei proovi anda oma mõtetele hinnangut, ei proovi neid ümber lükata, vaid laseb neil lihtsalt olla. Et need mõtted tulevad ja lähevad, aga need mõtted, mis ei ole võib-olla kõige paremad praeguses situatsioonis, et vastavalt nendele ei pea alati käituma. Jaa, ei, see on kõige, ma olen ka nii-öelda siis selle mindfulnessiga hetkel tegelenud enda nende mõtetega ja kui ka negatiivsetel mõtetel lasta lihtsalt olla, et siis mitte nendele nii palju keskenduda, et see
töötab tegelikult päris hästi . Lihtsalt hea ja minu jaoks on see raske, et ikkagi mõned mõtted on nii tugevad. Muidugi on . kuidas ma neid ignoreerin? See tundub täiesti võimatu. jaa, no see ongi. No kui mõned mõtted on liiga tugevad, siis mina lihtsalt, ma ei tea, hakkan muusikat kuulama või mediteerima ja siis ongi hea olla pärast , jaa . Sest, et kui me siin enne rääkisime, et on teatud tegevused, mis viivad eesmärgile lähemale ja teatud tegevused, mis viivad eesmärgist eemale, siis kui hakata tegema neid hirmsaid tegevusi, mis viivad eesmärgile lähemale, siis tahes-tahtmata tekivad sellised tugevad mõtted ja tunded ka. Muidugi on . Et me saaksime enda eesmärgile lähemal, siis me peamegi on ju minema nendesse erinevatesse suhtlemissituatsioonidele, mida me on ju tegelikult hea meelega väldiksime . Et mina näiteks paaniliselt kardan telefoniga helistamist, aga ma ikkagi helistan ja see hirm lihtsalt läheb ajapikku väiksemaks, sest kui ma olin noorem, siis ma ei helistanudki mitte kellegile mitte kunagi, et ma alati kirjutasin, aga nüüd ma olen ikkagi hakanud helistama ja ei olegi nii hirmus, on ju . Jah, lihtsalt ma proovisin otsida, kas on selliseid uuringuid ka olemas, aga ma praegu ei leidnud, aga mul hüpotees on, et siis kui teha selliseid helistamisi ja võttagi omale eesmärgiks, et mitte lihtsalt ei helista, vaid näiteks siis harjutada seda sekundaarse kogeluse vähendamist, ehk siis helistada ja meelega neid sõnu, et öelda väga väikese lihaspingega ja samaaegselt tegeleda siis selle mindfulnessiga, kus kui tekivad negatiivsed mõtted, siis lasta neil minna ja ikkagi jätkata seda nagu väikse lihaspingega kõnelemist, et siis ärevus peaks minema rutemini üle, kui võrreldes sellega, et kui lihtsalt helistada ja neid sõnu läbi suruda. Jaa, seda küll. Ma arvan, et su jutul on väga hea point, et niimoodi on kindlasti. Ja siis ma mõtlesin, et üks asi, mis ma olen ka mõelnud, et kogelejatele teised inimesed vahest ütlevad, et kui mul on hea kogeluse päev, siis öeldakse, et oi, sa räägid nii, et hästi. Ja siis, kui on halb päev, siis siis kas vist ei öelda midagi. Aga siis on ikkagi nagu hinnang on ja, et keegi räägib hästi või keegi räägib halvasti. Jaa, no selles mõttes, et sa ei saa öelda inimesele on ju, et kuule, et sa räägid halvasti, sest on ju, me küll vaata kogeleme on ju, aga ega me kogeluse pärast ei räägi halvasti, et me suhtleme lihtsalt teistest natuke teistmoodi ja no nii ongi, et keegi hakkab ütlema, et kuule. Ja, aga kui inimene kogelejal on hea päev ja siis talle öelda, et oi, sest sa räägid nii hästi, siis on ju, seal on ikkagi varjatud sõnum, et muidu vist ei räägi nii hästi. Jah, sa hakkad mõtlema, kas ma siis ja ei, see on küll niimoodi, et jaa, niimoodi öeldakse, aga ma hetkel hakkasin on ju selle peale mõtlema ja minule pigem öeldakse siis, kui ma räägin halvasti, on ju. Et kui mul on kõne nagu FM, et kui mul on kõnega paremad päevad, siis mul nagu keegi seda ei maini. Aga kui kogelustik on ju, siis nad kohe ütlevad, et
seda on tegelikult päris palju. jah. Ja siis mõtlesin ka, et kui on inimesi, kes soovivad osa võtta meie Erasmus pluss projektist, siis siis võib saata näiteks meili kogelejate ühingu aadressile, et siis me hakkame varsti ka testima neid meetodeid, et kuidas liikuda lähemale oma eesmärkide ja väärtuste poole. Jaa, et see oleks väga hea ja kui me juba on ju sellest Erasmusest räägime, siis meil on ka tulemas suve lõpus Hollandis siis noortevahetus, kus on meil kogelejaid mitmest riigist. Kas sa, Hardi, oskad öelda, mis riigid seal on? 7 riiki peaks olema. Eesti, Soome, Holland, Itaalia, Hispaania, Portugal. Üks on puudu või? Üks on puudu ja Rootsi. Ja Rootsi just, et need on hästi head nii-öelda siis laagrid. Ma olen nendes ise käinud 2 korda. Üks kord see toimuski Itaalias ja üks kord see oli Hollandis. Ja nendes on nii hea, et sa näedki erinevaid noori inimesi, kes ka kogelevad ja me saame seal üksteist motiveerida ja see kestab nädal vist, on ju? Ja 25. juuli kuni 2. august. Just. Ja selle nädala lõpuks me oleme alati olnud nagu üks suur perekond. Ja nii armas. Ja et see on ikkagi paljudele selline väga elumuutev kogemus. Jaa, et mina sealt ikkagi olen endale saanud hästi palju enesekindlust juurde. Ja, nii et kindlasti kui seal oli vanuse piirang ka 18 kuni 30. Jaa, et kui keegi on ju soovib osaleda, siis peab meili kirjutama kellele? Jah, kogelejate ühingule saab saata siis meili. Just. kogelus@kogelus.ee. Eestist saab siis 4 noort. Jah. No jaa, ega mina kandideerin ka, on ju, aga kuna ma olen seal juba olnud, on ju, siis ma arvan, et ma seekord ilmselt äkki ei saa. No võib-olla jah, vaatame palju meil soovijaid on. Just, täpselt. Nojah, no mis siis, jah, mul on vist kõik oluline räägitud. Jaa, aga kui minna vaata korraks on ju nende kõnetehnikate juurde veel tagasi, et siis milliseid kõnetehnikaid sa oled nagu terve elu jooksul kõige rohkem kasutanud? No mul on eesmärk seda, et ma saaksin ilma pingeta rohkem, pingevabalt rääkida, et mulle need plokis istumine ei meeldi üldse. Ja siis ma põhimõtteliselt harjutangi seda, et kui ma tunnen, et tuleb plokk, mis juhtub tegelikult peaaegu igal sõnal, siis ma lihtsalt ütlen neid sõnu väiksema lihaspingega ja natukene aeglasemalt. Et siis, kui ma tunnetan ise, et ma suudan selles ploki situatsioonis olla, aga mul ei ole seal sellist suurt lihaspinget ja suudan ikkagi aeglaselt kas või selle sõna ära öelda, siis sellega ma olen rahul nagu praegu. Väga hea, ja minul on ka neid blokke hästi palju ja kõnetehnikates mina kasutangi ennetamistehnikat,
et kui ma hästi aeglaselt räägin, et siis ma tunnetan ette, kui mul kogelus tuleb ja siis ma hakkan rääkima veel aeglasemalt, et minu puhul toimib see kõige paremini. Aga see aeglane kõne, no see ei püsi meeles kogu aeg. Nii et kui ma siin ka vahepeal liiga kiiresti räägin, siis võib mulle meelde tuletada, et Johanna, palun räägi aeglasemalt. no täpselt, aga see on ka nii, et sellist asja on ju võib tuletada meelde ainult siis, kui inimene on nagu öelnud, et kuule, et ütle just, mulle. jah, ongi. Et kui on ju seda inimene öelnud ei ole, siis on see väga ebaviisakas. Kogu aeg tahad Ja just, rääkida, jah. siis kogu aeg keegi ütleb, räägi aeglasemalt, räägi aeglasemalt. Ja sa räägid liiga kiiresti, kuule, mis? Ja, et see on küll, jah. Ja mulle ei meeldi see ka, et kui näiteks on ju, sa oled mingis seltskonnas ja siis mängitakse mingit mängu ja näiteks on ju mingi mäng, kus siis nende kaartide pealt peab midagi lugema ja mul on nagu tihtipeale seda, et siis nagu keegi tahabki seda teksti minu eest lugeda, aga mul endal on ju ka hääl ja ma saan lugemisega väga hästi hakkama. Et kindlasti ärge tehke midagi kogelejate eest ära, sest et see ei tee neile head. Jah. Jah. See on. Vot siis, me oleme siin juba rääkinud 42 minutit, Hardi. Et meil läks see päris hästi ja meil seekord olid ka tehnilised viperused, aga me saime nendest kiiremini jagu kui eelmine kord, nii et hakkab looma. Hakkab looma, jah. Siin on meil väga palju keerulist tehnikat, mille kasutamiseks me peame kasutama Google'i abi. Jaa, sest meile siia ka toodi üks uus aparaat ja siis me siin enne salvestust guugeldasime seda tund aega vist. Aga saime hakkama. Aga ma arvan, et mis seal ikka on ju selles suhtes, et ma arvan, et kui teil on mingisuguseid mõtteid, et millest me võiks järgmistel kordadel rääkida, et siis võite anda meile märku, võite sõnumitesse kirjutada näiteks, on ju. Et meil on igasugune tagasiside ka väga oluline. Ja suured tänud, Jonna, et kutsusid saatesse mind. Nii arvas. Ja suur aitäh, et sa tulid saatesse. Aga olgu, et aitäh kuulamast ja järgmise korrani. Ja järgmise korrani. Nägemist. Nägemist.